ja 3278 kuulab. Kalamaja park ja kadunud 4-aastane poiss. Koerapatrull ühtlasi liigub siis Kalamaja parki, kus on ka teate. Et hakkama saada patrullpolitseiniku tööga, peab olema lisaks heale füüsilisele vormile ta peab oskama suhelda erineva vanuse ning erineva taustaga inimestega. Samuti peab patrullpolitseinik olema suuteline vastu võtma otsuseid ka kiiretes ja ärevates olukordades. Mina valisin patrullpolitseiniku töö, kuna arvasin, et töö on põnev ja mina ei pidanud sellest pettuma. Liikluse järelevalve ajal võib tulla kiire väljakutse peretülele, kus ema ja isa kaklevad ja väike laps on teatajaks, kes on ennast voodi alla peitnud. Ja saad päeva jooksul mängida igasugust rolli. Saad kriminalistiks proovida, saad olla kirjakeerija, saad olla uurija ja loomulikult patrullpolitseinik. Aga sellepärast see töö minu jaoks ongi nii põnev, sest kunagi ei tea, mis sind ees ootab. Soovisin abipolitseinikuks astuda just sellepärast, et juba koolis tekkis suur huvi politsei töö vastu ja siis leidsin abipolitseinike veebilehe, astusin. Et peale Sisekaitseakadeemia lõpetamist ei ole õppimine mitte kaugeltki veel lõppenud. Et tööle asudes õpivad ja täiendavad patrullpolitseinikud ennast pidevalt erinevate koolitustega. On see laskmine, mida tuleb pidevalt teha. On see samuti erinevad taktikalised koolitused, olles siis valmis erinevateks olukordadeks, mis siis tänaval võivad tekkida. Enesekaitsetreeningud, samuti ATV koolitus, droonide lennutamise koolitus, kõik sellised lisaoskused aitavad siis väljakutseid palju operatiivsemalt ja paremini lahendada. Selleks, et politseiametnikuna hästi hakkama saada, ei pea olema omandatud üksnes politseeriala. Kui sul on omandatud muu kõrgharidus, siis paralleelselt tööle asumisega läbid sa ka kutseõppe. Ma ei leia oma last üles. Ja tuleb kohe ka patrull teie juurde. Me siin mängisime ja nüüd ma leidsin sealt puude vahelt ta mütsi. Meie töös tulevad ette väga erinevad olukorrad. Nii rasked ja keerulised kui ka positiivsed. Aga oluline on see, et kui sa tead, et said inimesi aidata, siis see teadmine kaalub üle kõik rasked ja negatiivsed olukorrad. Patrullitöö on meeskonnatöö ja me oleme 12 tundi väljas kõik koos ja meie põhiline eesmärk on see, et ka meie kõik, kes me meeskonda kuulume, jõuaksid vahetuse lõpus tervelt tagasi koju. Kui sa tahad panustada meie kõigi turvalisusesse ning teha seda sama ägedas meeskonnas, siis tule liitu meiega ja teeme koos maailma parima politsei. Vaata ka teisi tööjutte meie YouTube'i kanalil ning kliki telli või subscribe ja näe meie kõige uuemaid videosid esimesena.